Ja nüüd pärast seda 2 intensiivset päeva oled sa valmis hakkama oma elu teadlikult manifesteerima. Teadlikult looma. Võite teha silmad lahti. Ma soovitan, et pange selle loengu ajal võimalikult palju kirja ka anda jaoks, oma mõtteid, oma taipamisi. Mina ise olen selline, et kui ma kuskil käin, kui ma endaga tegelen, kas üksi või grupis või midagi, siis ma teen seda alati maksimaalselt, nii kuidas ma praegu suudan ja jaksan ja valmis olen. Aga ma ei tee kunagi poolikult, sest et mulle on antud praegu see elukogemus ja ma tahan seda võtta vastu maksimaalselt. Ma tahan oma potentsiaali maksimaalselt kogeda selles hetkes. Läks lobisemiseks selle. Kusjuures vist ainult šamaanilaagris oli nagu siuke normaalne vaikus. Kõikides muudes laagrites on hull lobisemine kogu aeg. Okei. Aga ei hulgandis, et keegi rääkida. Kõik on šamaanitus. See vaimne ego tuli seal hullult välja. Okei. Nii, Maarja, sa panid ilmima ka. Nii. Jah, et maksimaalselt ja võtta see maksimaalne väärtus on ju, see ongi ju see, miks me siin oleme. Midagi rohkemat ju teha ei olegi tegelikult. Okei, nautida on ka. Ja väga tähtis. Nii, räägime siis oma elu teadlikust ja õnnelikust manifesteerimisest. Suur osa manifesteerimisest te olete siin laagris tegelikult juba ära teinud kõikide nende praktikatega, läbimurretega, analüüsimistega, enda elu peale teise nurga alt vaatamisega ja nii edasi, oma seisundi muutmisega. Me oleme siin laagris hästi palju seisundi muutmist teinud, eks ju, ma loodan, et te võtate selle koju kaasa ka. Et hoida seda kõrget seisundit kogu aeg. Vaadake, kui lihtne meil on olnud siin selle muusikaga ja koos grupis hoida kõrget seisundit, eks ju. Kohe räägime sellest ka, kuidas te seda kodus saaks jätkata. Aga manifesteerimine toimub kogu aeg. Ka siis, kui te ei mõtle selle peale. Sellepärast me räägimegi teadlikust loomisest. Sest oma mõtetega, oma tunnetega, käitumisega, otsuste valikutega, oma energiaga me loome kogu aeg midagi. Inimene lihtsalt on nagu selline ringi liikuv loomine. Ja vastavalt sellele, milline on meie energeetiline koostis praegu, vastavalt sellele me tõmbame ligi ka siis sellist vastavat energiat või olukordi või inimesi või mingeid tulemusi. Ehk siis nüüd enne kui me edasi läheme, küsin teilt sellise küsimuse, et kui ma jätkan oma elu täpselt nii, nagu ma seni olen elanud, millist elu ma endale edaspidi päriselt loon? Kui ma mitte midagi ei muuda, kui ma jätkan selliste seisundiga, selliste suhetega, selliste ootustega, tingimustega, kõigega, sellise energiaga, siis mis edasi nagu saab? Ja ma olen teile siia kirjutanud, et ära lihtsalt mõtle, et oi, kui jõudne ja juba lähen edasi, vaid pane kirja ja ela läbi see päriselt, sest nagu ma eile selle... Väga hea, siis sa oled juba heas kohas, see on super. Aga selles mõttes, et samas sul on imeline, aga kui sa kujutad ette, et sa jääd täpselt sellesse samasse kohta, sa ei arene edasi, sa ei liigu kuhugi edasi, oled selles oma imelises lihtsalt edasi. No. Et tõesti tunnetage see läbi ja seda on hea küsida endalt erinevates eluetappides uuesti. Et kui ma praegu midagi ei muuda, kui ma siia jään, nii nagu olen. Noh, tegelikult päris sellist asja ei ole, et ma jään igavesti selliseks nagu ma olen. Ei ole, me ikka liigume edasi, ikka toimuvad muutused. Aga vahel on lihtsalt see, et me jääme liiga kauaks kinni mingisse energiasse, mingisse mustrisse ja valimegi seal istuda. No, ja siis on vaja endale natukene jalaga anda ja mõelda, et ma raiskan veel oma aega, kui ma siia praegu jään. Et mida ma endale edasi loon, selle looga, selle mustriga, selle mõtteviisiga, nende emotsioonidega, selle suhtumisega ja nii edasi. Sellise kohtlemisega, kui ma oma keha näiteks kohtlen või teisi inimesi kohtlen, mida ma sellega endale edaspidi loon, et ma ei taha ju seda tegelikult. Miks ma teen seda siis?
no siis tuleb juba see valu ja naudingu seadus, millest me rääkisime. Aga ja, et seda küsimust tasub endalt küsida lihtsalt selleks, et tuua oma teadlikkust kohale. Nii, selleks, et manifesteerida seda, mis on vastavuses meie kõrgema potentsiaaliga ja sellega, mida me hinge tasandil päriselt soovime. Mis on see meie kõige kõrgem teekond, kõige kõrgem eneseväljendus, kõige kõrgem võimalik kogemus siin kehastuses, selles eksistentsis, siis me peame mõistma sellist asja nagu signatuurvibratsioon. Kas keegi teab, mis see on? Allkiri. 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 Signatuurvibratsioon. Ei tea. Need, kes on minu kursusel käinud, need peaks teadma. Mis see saab? Signatuurvibratsioon. See tähendab seda, see on nagu sinu kosmiline sõrmejälg, see on nagu sinu kosmiline olemus, sinu hingele kõige puhtam vibratsioon, sinu olemusele kõige puhtam vibratsioon. Saate aru mõttest? See on nagu sinu sinu nagu see hinge olemus. Ja kui me oleme sellega kontaktis, kui me oleme sellega ühenduses ja vibreerime oma signatuurvibratsioonis, siis me tõmbamegi ligi ja kogeme seda elu, mis on meie see kõige kõrgem võimalik kogemus. Nii, aga nüüd on igasugu rida takistusi, mis meid kisuvad välja ja ei lase olla selles signatuurvibratsioonis. Ja üks manifesteerimise suur trikk on see, et vabaneda kõigest sellest, vaata me alati tahame midagi saada, aga mis siis, kui me peame hoopis ära andma. Et vabaneda kõigidest nendest takistustest, mis ei lase tulla sellel, mida me tegelikult tahame kogeda. Et hoopis anda ära selleks, et saada. Nii. Ja siin on teil nüüd sellised küsimused, mis aitavad teil korrigeerida oma vibratsiooni, et te saaksite olla ühenduses oma signatuurvibratsiooniga. Kui tihti ja miks ma lähen igapäevaselt endaga vastuollu? Kõik need hetked, kus sa eitad iseennast, kus sa valetad iseendale, kus sa ei tunnista iseendale mingeid asju, kus sa ütled jaa, tegelikult kui sa tahaks öelda ei, viivad sind kaugemale iseenda signatuurvibratsioonist. Mul on hästi hea näide, üks väga-väga hea sõber, kes on aastakümneid olnud tippjuht, mingis hull spets valdkonnas, ta on nagu nii tark inimene ja teeme temaga koos huvitavaid projekte ja nii edasi. Ja meil on hästi niisugune sügav sõprus ja ma olen tema puhul nagu seda näinud kõrval, kuidas ta töö juures ja oma projektides igal poolt on siuke elluviid. Ta juhib, ta on konkreetne, ta teab täpselt, ta on keskmes, ta on kohal, ta on nagu hästi tema ise, täielikult oma väes. Ja siis ta läheb koju ja kaotab täielikult oma vääre ja läheb iseenda konflikti ja seab iseennast viimasele kohale, unustab üldse ära oma vajadused, oma unistused, laseb ennast materdada, mida iganes, ja see kisub teda pooleks, täiega kisub pooleks ja ei lase tal olla oma selles päris olemuses, kes ta tegelikult olla tahaks. Nüüd ta hakkab juba sinna lähemale jõudma ja hakkab aru saama, et miks ta ei võiks. Ei, mitte seda, aga lihtsalt, et miks ta ei võiks nagu igas eluvaldkonnas rakendada seda, kes ta tegelikult olla tahab. Et jälgige neid kohti, millistes suhetes te kipute ennast ära kaotama, millised olukorrad on teile sellised, kus te nagu põgenete näiteks või ei taha endale otsa vaadata või lihtsalt, kuidas ma ütlen, lähete endaga konflikti, see on kõik parem selgitus. Aga kas see ei ole ka vastupidi, et tahetakse olla keegi, kes tegelikult ei ole? Kas ei ole konflikti nii? Ja, on ikka. Tahetakse näida keegi teine, paremale ennast näidata ja olla keegi teine, mitte see, kes tegelikult. Ja, ikka on seal ka konflikt. Ja ma ütlen ka seda, et meie sees mõnes mõttes see konflikt on nagu hea ka, et kui me nüüd räägime varjukillest,
siis seda konflikti on vaja selleks, et me tajuksime iseennast ja leiaksime üles, kes ma siis päriselt olla tahan. Et peab mingi vastandumine tekkima selleks, et meil oleks nagu see indikaator, mille järgi nagu mõõta või mõista. Et aga see tuleb ära tabada lihtsalt. See konflikt tuleb ära tabada. Ja siis sa saad aru, et oota, nii ma ei taha, ma tahan nii. Ma tahan valida seda. Aga kui inimene arvab, et ta tahab olla just seda, kes ta tegelikult päriselt ei ole. Oota, kuidas ma seda nüüd ütlen? See on väga nagu trikikoht, sest et... Just maskid ees, et sellised oodatakse, et oled edukas, et oled... Kui see on inimesele hävitav, selles mõttes, et ta mängib seda rolli kellegi teise jaoks, siis see on talle hävitav. Aga kui see on see, kelleks ta tahab kasvada, siis see on positiivne, siis see on hea. Selles mõttes. Kas siin võib ka see olla, et lihtsalt inimene ei ole taibanud ja isegi nagu märganud seda endas, et ta ei saagi tegelikult seda teada, mida ta ei ole märganud endas, kui ta mängib seda rolli. See on seesama see, mida me siin ise võtsime ju. Sa saad ikka aru, et sa valetad endale või sa ei valeta. Ta lihtsalt veel ei taipa seda. Sellepärast ma ütlengi, et hakake kirja panema nädala jooksul need hetked, kus te lähete endaga konflikti. Ja mitte ainult välistes olukordades, vaid ka sisemistes olukordades, kus sa endaga manipuleerid või ennast saboteerid või... Mul ei jätki siis paberit ja märkmeid ja midagi. Praegu just tegid seda. Praegu just saboteerisid ennast. Just. See on nüüd sinu varjukülg. Et... Ja, nii, järgmine küsimus. Millised suhted panustavad mulle, millised mitte? See on selline hästi õrn koht, et paljud ei julge sellele otsa vaadata, sest ei taha ju olla paha inimene. Aga see on sinu ego, kes tahab olla see kõige parem hea inimene ja mitte süüdi jääda. Me ei olegi keegi süüdi millestki, kui me valime ise ennast. Siin ei saa olla lihtsalt süüdi. Aga suhetes on jah, see nõuab hästi suurt ausust. Et kui ma ei vali ise ennast, siis sellega ma hoian kinni ju selle teise inimese tõelist saatust ja ise enda saatust tegelikult. Et see, kui sa valid ise ennast, loob selgust niikuinii igal tasandil. Aga suhetega on lihtsalt hästi raske seda otsust teha. Ja me kipume teenima teisi oma jõuga sageli sellistes kohtades, kus seda ei väärtustata. Väga okei on... Mul tuli üks nali meelde. Sorry, see tuli lihtsalt lampi nagu peale Kristeliga üks nali. Väga okei. See on väga okei. Nii, et väga okei on sellised nagu vastastikused partnerlused, kus on võrdne selline partnerlus ja see andmine saamine on tasakaalus, eks ju. Aga kui sa hakkad teenima teist inimest oma jõuga ja see suhe nagu on parasiitsuhe tegelikult, siis see ei panusta sulle, see on sulle kahjustav, see on sind alla viskuv. Samas need parasiitsuhted on ka õpetavad, hästi õpetavad. Aga kui mõlemad on parasiidid üksteisele? Annavad, võtavad. Siis on võib-olla see koht, et nagu Ingrid ja Indres eile rääkisid, et see tuumhaav on nagu sama. Aga ühesõnaga, te saate aru, millest ma mõtlen. Et võib-olla te hoiate enda läheduses mingit sõpra, kes otsib teid üles alati ainult siis, kui temal on probleem. Aga mitte kunagi ei ole sul olemas või viitsi sind kuulata, kui sul on probleem. Tere tulemast minu ellu. Ja sa nagu kohusetundest või kuidagi mingist, ma ei tea, mis tundest ikka ja jälle võtate vastu ja kuulate ta ja ei väljenda oma vajadusi talle. Ja selliseid asju on veel hästi palju. On ka perekonnas, eks ju, aga perekonnast ei saa neid inimesed lihtsalt välja visata, vaid mis te peate tegema, on ennast väljendama. Lihtsalt ennast väljendama, et sellega te juba võtate oma väe tagasi tegelikult ja hakkate looma teistsugust suhet.
isegi kui see teine inimene nagu sellest aru ei saa või ei oska seda vastu võtta, sageli meie vanemad on, kellel on hoopis teistsugune mõttemaailm, nad on teisest generatsioonist võib-olla, nad ei saa lihtsalt aru. Aga kui sina ennast väljendad väga pehmelt tema keeles võib-olla ja isegi kui ta aru ei saa, siis sina oled oma väega tööd teinud ja oma väe vastu võtnud tagasi. Et sellest juba nagu piisab tegelikult. Sina suudad oma suhtumist siis muuta ja teisiti läheneda sellele suhtele. Aga need suhted tuleb ära teadvustada. Paari suhetes ka, no sageli me, see on hästi oluline teadvustamise koht, armastame selle inimese potentsiaali, kelleks ta võiks saada, mitte seda inimest, kes ta praegu on. Ja see on ka kahjustav. Me armume nagu sellesse nagu ideaali, kui me näeme teda, ta võiks olla nagu siuke potentsiaal ja nii. Ja siis me nagu arvume sellesse, aga me ei vaata, kas ta praegu nagu selleks valmis, kas ta on valmis selleks kasvama, kas ta tahab üldse selleks kasvada. Ja siis me hoiame sellest suhtest kinni ja nagu sunnime teda muutuma täiega. Nii ei saa. Võt, see on ka hästi kahjustav ja see kindlasti ei manifesteeri sulle seda, mida sa soovid. Aga see on tegelikult minu petise. Aktiivne ka, et sa mõnes mõttes heas mõttes jalaga perse. Ja see ongi siis, kui see inimene ise ka tahab. Ja. Just. Et me ei saa teise inimesest nagu ära otsustada. Üks juures sageli nagu naistes eriti ma näen seda, et naine arvub selle mehe potentsiaali ja siis arvab, et ta suudab ta nagu ringi teha kuidagi. Noh, ja siis ei tunnista endale, et see mees ei ole selline ja ta ei lepi sellega, et see mees ei taha kasvada selliseks. Et kui ma nagu seansil ütlen naistele, et saad aru, ta ei taha selliseks kasvada, need ei ole tema unistused, need ei ole tema vajadused, need on sinu ootused talle. Siis ta mingi, ei. Ta tegelikult tahab. Et käige need kohad ette, siis läbi ühesõnaga. Armastas seda armastust tema enda sees, seda armastust tema vastu, mitte läbest lahti. Armastan oma tunnet, oma armastust tema vastu. Ja vahel võib armastus olla ka hoopis igatsus armastuse järele, mitte päris armastust. Enamasti ongi. Ja see tunne, et ma ju nii väga tahan su armastust ja siis sa arvad, et see on armastus, aga tegelikult see on igatsus. Vahetult on keeruline. Ma oleks selle suhteloengu võin teile ise täiustada. Okei. Nii. 3. küsimus. Vaata vahepeal kella. Jõuame väga kenasti. 3. küsimus, mis aitab teil ennast korrigeerida signatuurvibratsiooni. Millised teod, otsused, valikud on ajendatud hirmust ja millised armastusest? Ehk siis, millise nagu tuumjõuga te oma elus loote? Sest et see energia, mille pealt te loote, selline tuleb tulemus ka.